Esimese Korintlaste 2. Kui ma teie juurde tulin, vennad, ei tulnud ma eriti üleva kõne või tarkusega kuulutama teile Jumala saladust, sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui risti löödust. Ja ma olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures värinas ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid vaimu ja väe osutamisega, et teie usk ei oleks inimlikkusest tarkuses, vaid Jumala väes. Tarkusest me kõneleme täiuslikkuse seas, et mitte praeguse ajastu ega selle kaduva valitsejate tarkuse, vaid me kõneleme Jumala saladusse peidetud tarkusest, mille Jumal on ette määranud meie kirkuseks enne ajastuid. Ükski praeguse ajastu valitsejast ei ole seda ära tundnud, sest kui nad oleksid selle ära tundnud, ei oleks kirkuse issandat risti löödud, kuid nõnda nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Aga meile on Jumal selle ilmutanud vaimu kaudu, kuna vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused, sest kes inimestest teab inimese mõtted peale inimese vaimu, kes temas on. Samuti ei tea ükski Jumala mõtteid peale Jumala vaimu, aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid vaimu, kes on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib. Aamen. Loen Mattiuse 5. peatükist. Teie olete maa sool, aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vakka alla, vaid lambi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paisku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi seda sama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigiks. Sest ma ütlen teile, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki. See on Jumala sõna. Jumala rahu teile kõigile. Alati, kui tuleme siia Ree külasse, on väga selline kodune tunne. Ja isegi nii, et nagu Jumala püha vaimu ligiolu on nagu võimalik tunda väga konkreetselt. Eelmine kord, kui ma tunnistasin siin Reeküla kirikus, siis ma mäletan, kuidas Heino Seppel juhtis selle Jumala teenistuse. Ta kõneles väga ilusasti ja ta saatis meid Autoni välja, ma mäletan seda väga hästi, ja pärast seda ma Heinot enam siin maa peal ei näinud.
Ma mäletan seda, et eelmine kord, kui ma tunnistasin, siis ma kõnelesin Hebrea kirja raamatust 13. peatükist, 8. salm, ja ma lubasin jätkata seda kõnet järgmine kord. Sellepärast, et ma võtsin ainult esimese osa sellest kõnest ja nüüd on see järgmine kord tulnud. Ja ma mõtlesin, et ma jatkan sellest kohast edasi. Aga siin on ka inimesi, kes siis ei olnud kohal ja sellepärast ma annan nagu sellise lühida ülevaate selle kõne esimesest osast. Jeesus Kristus on sama eile, täna ja igavesti. Ja ma alustan selle sõna esimesest osast, et Jeesus Kristus on sama eile. Mis see tähendab? Kui mina olin noor ja kui te nüüd vaadate väga tähelepanelikult, siis te saate aru, et sellest on väga pikk aeg juba läinud. Siis mul oli väga selline konkreetne unistus ja visioon ja ma nagu tahtsin, et see võiks saada tõeks enne, kui ma suren ära. Aga kuidagil viisil see unistus oli nagu nii eriline, et ma ei julgenud sellest teiste inimestega üldse rääkida, et see oli mul nagu selline elu üks suuremaid saladusi. No vanemad sellest ei teadnud. Hiljem küll naine sai teada ja see mu unistus ja visioon oli, et ma saaksin sõita Siberisse enne, kui ma suren ära. Väga huvitav visioon, jah. Ja põhjus, miks mul oli nagu selline visioon ja selline unistus oli, et ma olin nagu kusagilt lugenud, et 18% maailma maest veest, magust veest on Baikali järves. Tähendab 1/5 Telluse planeedi magusast veest on seal Baikali järves. Ja raamatuist oli ka võimalik lugeda, et 460 taimeliiki leidub sealt Baikali piirkonnast ja regioonist, mis pole kusagil mujal maailmas. Ja üle 600 loomade ja putukate liiki, mis on ka nagu eriliselt ja haruldased ja neid ei ole kusagil muual olemas. Ja kui ma nende andmetega tutvusin, siis ma hakkasin nagu mõtlema seda, et kui tuleks nüüd see päev, et ma saaksin näha midagi sellest ilusast ja haruldasest, mis Jumal on loonud, teinud oma kätega. Siis hiljuti, kui ma sain päästetud, sain usule, siis ma sain kuulda, et seal Baikali piirkonnas elab üks rahvas nimelt burjaadid. Baikal järve idarannikul elab idaburjaatid ja läänerannikul lääneburjaatid. Ja nemad kõnelevad sellist keelt, mis on väga nagu, ütleme, sugulaskeel Mongoolia keelele. Tähendab, burjaadid on Mongoolia rahva kõige lähedasemad sugulased. Ja siis mulle öeldi, et see rahvas on nagu selline mitte evangeliseerimata rahvas, mis pole kunagi kuulnud Jeesusest, Kristusest ja sellest, et ta on nagu Jumala poeg ja tema kaudu võib saada rahu Jumalaga. Ja ma arvan, et sellest sündis nagu selline sügav tahe, et kui ma saaksin kunagi sinna näha, mis Jumal on loonud ja et ma saaksin võimaluse tunnistada Jeesusest, Kristusest nendele inimestele, kes polnud kunagi varem kuulnud, et Jeesus Kristus on
tee. Järgige teda. Ja mä arvan, että se oli aastal 1992, kui ma esimest korda sõitsin Aerofloti lennukiga. Me maandusime Ulan-Udeesse, mis on Burjaatia autonoomse vabariigi pealinn. Ja kohe kui me tulime sinna terminaali, siis need venes särisevad valjuhääldajad hakkasid nagu meile hüüdma, et pange kõik kindad kätte ja mütsid pähe. Täna on külm ilm, üle -50 kraadi. No see oli ju ka üks väga huvitav vastuvõtt, et Lehtonen tuleb Rootsist ja sellise ilma nad olid meile korraldanud. Ivan Martšuk, kes tol ajal töötas Burjatias missionäärina, ta oli oma Lada, oma Žiguliga tulnud meid vastu. Ja ta ootas seal väljas oma koondisega. Ja ta ütles meile, et Rauli, tead sa, täna õhtul meil on koosolek väikses külas ja selle küla nimi on Novozelenginsk. Ja seal on inimesi, kes võib olla, et nad pole kunagi varem kuulnud sõna Jeesus Kristus, maailma päästja. Ja see tunne, mis nagu mulle ja mu sõbrale Vilgotile tuli, kui me istusime seal Žiguli sees, et mõtle, meie oleme ilmselt esimesed rootslased, kes kunagi sõitavad sinna väikesesse külla ja jutlustavad evangeeliumit. Et kas sina saad kujutada ette, milline tunne meil oli, et me olime umbes nagu tegemas mingisugust ajaloolist sündmust, et esimesed rootslased, esimesed kristlased, kes jutlustavad Jeesusest Kristusest. Ja ma veel mäletan hästi, kui me tulime sinna kiriku sisse, sees, tähendab kiriku sees, -20 kraadi. Kõnelejad oli väga karismaatilised, nad liikusid kogu aeg, et sai nagu seda soojust sees pidada. Ma mäletan, et seal ma andsin tunnistuse, et Jeesus Kristus on sama täna. Aga siis, kui me sõitsime tagasi koju Stockholmi, ma kusagilt leidsin ühe raamatu, millest oli kirjutatud Siberi missioonitöö ajaloost. Ja selles raamatus oli kirjutatud, et Göteborgi lähedal seal Lääne-Rootsis oli üks Luuteri kiriku preester Cornelius Ramn, kes elas umbes, ta sündis vist 1790 midagi, abielus ühe Skoti päritoluga naisega, kelle nimi oli Elisabeth. Ja kas te teate, Jumala hakkas nendele oma püha vaimuga rääkima missioonitööst. 1812 te mäletate ajaloost, kuidas Napoleon tuli Venemaale oma armeega. Ja 1818 Cornelius ja Elisabeth tegi otsuse, et nad lähevad Siberisse, et töötada missioonitööga. 1818. Ma nüüd ei tea, mis see Reeküla õieti tähendab. Kas ree on sõnast regi, sajaan, on jah? Sajani. Selline kelk, mida hobused vedavad. Kas see Reeküla nimetus on selle päritolu? Ei tea. Et võtke nüüd see jutt nagu enda omaks. Tähendab, Cornelius ja Elisabeth
novembrikuus 1818 alustavat oma reisi Moskvast Hobuse ja Sajaniga Siberissä. Elisabeth oli rase, 20 kraadi, ja 4 kuud pärast seda nad tulevad Irkutski linna, just sinna Baikali regiooni ja piirkonda. Ja kui ma loen seda raamatut edasi, siis ma tunnen väga selgelt, et mu verirõhk hakkab nagu tõusma. Kas teil kunagi on sellist tunnet? Et on mingisugune impulss, mis paneb nagu oi. Teate, seal raamatus oli kirjutatud, et ühel päeval nad tulevad väikesesse külasse, mille nimi oli Novozelenginsk. Tähendab, see oli just see küla, kuhu me tulime 170 aastat nende järgi. Ja me mõtlesime, et me oleme esimesed, et keegi teine Rootsi päritoluga mees ei ole kunagi seal olnud. Või kristlane, kes oleks jutlustanud evangeeliumit. Ja kui ma lugesin seda, siis ma sain nagu aru, et Jeesus Kristus oli juba olnud seal enne meid, sellepärast, et tema on sama eile. Eile ta on sama. Ta oli juba olnud seal enne, kui me hakkasime mõtlema nende rahvaste üle. Ja kas te teate, Kornelius ja Elisabeth, nad rajasid sinna Novozelenginski külla esimese kooli, väikse haigla. Nad hakkasivad üheskoos oma koondisega tõlkima piiblit mongoolia keelde, mis sai valmis 1834. Et need rahvad seal kaugel Siberis, Baikali regioonis ja piirkonnas oleks saanud nagu lugeda neid sõnu, mis on püha kirja kirjutatud. Isegi ajalugu kirjutab meile, et tol ajal kõik Ida-Hiina sadamad oli kinni, sellepärast, et seal oli sõda ja kui Hiina piibel sai valmis, siis ei olnud võimalik transporteerida neid piibleid nagu laevatega Ida-Hiina sadamasse. Ja sellepärast otsiti võimalust, et nagu Siberi kaudu transporteerida neid piibleid Hiinasse. Ja Kornelius ja Elisabeth oli nagu seotud selle tööga, nii et esimesed hiinakeelsed piiblid saadi Beijingi 1819. Tänu sellele, et oli üks Rootsi mees ja skoti päritoluga naine, kes tahtis nagu pühendada oma elu Jumala püha vaimu juhtimiseks. Ja kui ma nüüd mõtlen selle üle, et Jeesus Kristus on sama eile ja et me mõnikord mõtleme, et see meie elu on nagu see kõige võib-olla nagu terve maailma keskpunktis, siis me unustame, et Jeesus Kristus on meie kõrval. Ja mõnikord võib-olla isegi selliseid olukordi, et me mõtleme, et need raskused ja probleemid ja erinevad asjad, millega me nagu võitleme, et keegi teine ei ole kunagi kogenud nii palju raskusi ja probleeme, kui meie enda elus on. Ja siis me unustame, et Jeesus Kristus on juba olnud seal enne meid. Ta palus meie eest Getsemanes. Ta käis selle Via Dolorosa tee enne meid, et me saaksime teda järgida Golgatalle. Seal ta kannatas, suri ära meie eest ja tõusis üles. Tähendab, ta on juba olnud seal, kus me oma nende raskete asjadega
võitleme. Ta palvetab meie eest. Ta seisab meie kõrval. Sellepärast, et ta on sama. Ta on sama ka täna. Ma tean, et viimased päevad, nädalad ja kuud Ukrainas on olnud ja on sõda. Meil on sealt Stockholmi vaatevinklist olnud võimalik umbes iga teine päev, iga kolmas päev olnud kontakte Ukraina kogudustega ja kristlastega. Ja ma ei tea, kas te olete kuulnud sellest, et 2 kuud enne seda, kui sõda puhkes, siis evangeelse usu kiriku juht Mihhail Stepanovitš Panotško, ta soovitas kiriku aasta koosolekul, et iga kohalik kirik teeks ettevalmistusi, kui sõda tuleks. Et kohalikud kogudused ja kristlased oleks olnud nagu valmis tegema midagi erilist ja ettevalmistusi, kui nüüd see kõige raskem stsenaarium läheb tõeks. Mõned kogudused tegivad need ettevalmistused, näiteks oli kohalikke kogudusi, kes ümber ehitas oma keldri osa sellisteks pommivarjendiks, kuhu mõned inimesed siis sõja ajal on otsinud nagu sellist turvapaika, kohta, kus saab olla siis, kui Kiievit ja Harkivit ja mitmeid teisi linnu pommitakse. Siis oli ka neid koosolekuid ja kogudusi, kes moodustas selliseid evangelisatsioonigruppe. Näiteks Kiievis olete kindlasti lugenud, kuidas on tuhandeid ja taas tuhandeid inimesi, kes elavad metroojaamades. Ükski perekond, millest ma kuulsin, nad oli juba 3 kuud elanud seal Kiievi ühes metrojaamas. Ja neid inimesi on nii palju, et meil on raske moodustada sellest selge pilte. Aga need kiriku evangelisatsioonigrupid, nad käivad nagu regulaarselt ühest metrojaamast teise ja kolmandasse ja jagavad inimestele toitu. Korraldavad kontserte, lastele pühapäevakooli õpetust metrojaamas, tunnistavad enda usust ja mitmed nendest kirikuhoonetest on moodustatud nagu sellisteks kohtadest, kuhu inimesed rändavad ja kust inimesed otsivad seda turvapaika. Ükski naine, kes ei olnud koguduse liige, ei tea, kuidas tema usuasjad oli, aga ta oli ühele mu vennale öelnud nii, kui tema käest küsiti, et kas sa ei karda, kui Vene need relvad teevad oma tööd, et kas sa ei karda siis, kui tuleb need pommitused ja rasked momendid. Siis ta ütles sellised sõnad, et nii kaua, kui ta sealt enda korterist näeb sinna kiriku poole ja kui ta näeb, et kirikus põleb tuli, siis ta ei karda, sellepärast, et ta teab, et seal kristlased palvetavad. Et kirik on nagu see koht, kuhu inimesed jooksevad, kust inimesed otsivad abi. Siis seal Ida-Ukrainas on mõned kogudused, kes hakkasid ka nagu kaplanite kaudu aitamistöö seal rindel, ilmselt eesti keeles rindama, kas see on rindel, et nad hakkasid aitama neid sõjaväelasi, kellel oli erinevaid tarbeid. Mul endal oli võimalus käia seal rindel
pärast seda, kui sõda hakkas peale juba 2014. Ühe kaplaniga me läksime sealt Slavjanski linnast, käisime Krematorskis, Solidaris, Bahmutis ja mitmes teises kohas. Ja ma kunagi ei unusta seda, kui me tulime sinna kohta, kus need sõjaväelased meid ootasid. Esimene üllatus oli see, et pooled nendest sõduritest oli tüdrukuid, naisi, kes oli teinud nagu armeega 2-aastased lepingud, et me tahame oma maad kaitsta. Ja teine üllatus oli see, et see kohalik evangeelse kiriku kaplan, kes seal regulaarselt käib 2 korda nädalas, ta korraldab seal telgi koosolekuid rindel sõjaväelastel. Ja mu enda elus ei ole olnud veel sellist momenti, et ma olen nagu jutlustanud armeelastel, kes seisavad nagu tikud, kalašnikovid seljas ja kuulavad Jumala sõna, nutavad. Ja isegi saime võimaluse palvetada nende eest, nende perekondade eest, laste eest, armsate eest. Ja raske oli sealt ära minna, kui mõtlesime, et nemad jäävad siia. Aga kirikud ja kristlased ei ole neid unustanud. Ja kui ma mõtlen kõigide nende murede üle ja mis maailmas praegusel hetkel toimub, mitte ainult Ukrainas, ka Venemaal on raskusi. 2 miljonit põgenikke on isegi Venemaale rändanud. Ukrainast Lääne-Euroopa 9,5 miljonit. Ukraina sees on 5 miljonit, kes nagu maa sees on kaotanud oma kodu. Et kuidas neid aidata, mis nendele teha, kuidas see argpäev nendel paistab välja. Siis mul on nagu mõni selline pilt, mis on väga nii sügavalt kõnelenud mu südamele. Ma ei tea, kas te olete näinud neid pilte Lvivi keskturult, kus on lastevankreid. Nad on teinud nii, et iga väike laps, kes on surnud sõja ajal, siis tühi vanker tuuakse sinna Lvivi keskturule, mis nagu meenutab, et on üks inimene, kes on kolinud taevasse. Vanker on jäänud, seda enam ei tarvita. Ja seal neid nüüd on umbes 500 tükki lastevankrit Lvivi keskturul, tühjad vankrid. Ja kui neid pilte olen vaatanud, siis olen mõelnud, et on küll vanemaid, kelle suru on raske. Aga meie Jumal ei ole neid unustanud. Aga kui Malle siin luges neid Matteuse evangeeliumi piiblipsalme, ma hakkasin mõtlema, et kas meie, kristlased, oleme nüüd need põlevad küünlad, mis palavad seal pimeduses ja näitavad teed. Kas me oleme see kõrgel mäel olev linn, kus inimesed saavad selle turvapaiga? Mõni nädal tagasi tervest Ukraina elanikkonnast umbes 40% oli ilma elektrita. Meie muidu olime eile, Samlas polnud elektrit. Siis ma hakkasin mõtlema nende Ukraina sõbrate üle, et kuidas nende päev paistab välja. Aga teate, nendel on alati üks küünal taskus. Kuhu iialgi nad minevad, see küünal on teises taskus ja tulitikud teises.
Ja isegi kui nad lähevad koosolekutele, need küünlad on alati kaasas. Ja ma isegi mäletan, kui Gruusias olin sõja ajal, siis keskel mu jutlust terve kirik läks pimedaks. Ja ma mõtlesin, et kuidas nüüd edasi hakata. Aga seal usklikud võtsid need küünlad taskust ja panid need küünlad põlema ja seal oli nagu selline suur küünlate meri. Ja see nagu andis uut hoogu pastorile, et jutlustada. Teie olete maailma valgus. Ja nüüd, kui ma mõtlen seda, et mis see nagu tähendab, kuidas see sõda mõjub kristlastele ja kogudustele, siis ma tahaksin veel midagi positiivset teile ütelda, sellepärast, et Jeesus Kristus on sama täna ja ta teeb enda tööd isegi Ukraina vabariigis. Mihhail Stepanovitš Panotško, kes on Nelipüha liikumise peapiiskop, ta käis Uplans Veespüüs, kus me elame 3 nädalat tagasi. Ja ta rääkis sellist juttu, et ristimisi kogudustes on praegu rohkem kui enne pandeemiat. Pärast augustikuus Nelipüha liikumine on rajanud 24 uut kogudust, kirikut Ukrainas sõda ajal. Et kogudustes on isegi praegu selline tuli ja soov ja nad panevad nagu terve energia sellesse, et saavutada inimesi evangeeliumil ja jutlustada nagu seda sõnumit, mis annab inimesele selle lootuse, rahu ja isegi rõõmu. Panotško rääkis, et praegu on rohkem rahvast koosolekutel kui kunagi varem Ukraina ajaloos. Ja ärge nüüd unustage, et 10 miljonit on maast välja läinud. Siiski kirikut on iga pühapäeva hommik puu püsti täis. Ukraina elab praegu nagu sellise ärkamise keskel ja ma toon nüüd 2 näidet sellest. Ma tahan nagu sellega kindlustada seda, et Jeesus Kristus on veel sama, isegi Reekülas, Saaremaa, mitte ainult Ukrainas. Ja talle on kõik võimalik. Harkivis oli väike Nelipüha kogudus, 150 liiget, kui sõda algas 24. veebruaril. Nad on umbes iga koosolekul ristinud inimesi. Nüüd liikmete arv on üle 400. Mykolajevi linn on võib-olla kõige selline huvitavam eesmärk, nimelt Mykolajev asutseb ju nagu Hersoni kõrval, et see on olnud nagu selle rindeliinil kogu aeg ja ehk just sellepärast see 200 liikmeline kogudus, mis Mykolajevis on, siis pooled liikmetest põgenes läände, et 100 jäi järele. Nendel ei olnud kohta, kuhu minna, ei olnud sugulasi, ei olnud kontakte. Ja kogudus hakkas nagu palvetama ja mõtlema, et kuidas me nüüd siit edasi saame hakkama. Nad hakkasid palvetama. Iga õhtu teised paastusid. Ja see, mis veel tegi selle olukorra huvitavaks, oli, et nendel on suur palvemaja või kirik, kus on üle 1000 istekohta. Ja kujutage ette 1000 istekohta ja seal 100 inimest nagu koguneb pühapäeviti. Et milline pilt seal kirikus võiks olla. Augustikuus saime sellist infot, et nad peavad korraldama 3 jumalateenistust iga pühapäev, et kõik rahvas saaks sisse. Tähendab 3 korda 1000 inimest tuleb nüüd nende jumalateenistust, Mükolajevist. Tähendab venekeelne nimi Nikolajevsk.
Ja nyt koguduse arvo on 2 korda rohkem, tähendab üle 400 on ristitud viimase 5 kuu jooksul. Et Jumal teeb nagu imesid ka sõda keskel, sellepärast et tema on sama täna, veel meie ajal. Ja ma tahaksin rõhutada seda, et ärge unustagu seda. See on fakt. Enne kui ma lõpetan, ma tahaksin veel ühe näide ja tunnistuse tuua enda elust, mis nagu rõhutab seda, et Jeesus on ka sama tulevikus, homme. Tähendab, järgmine kord, kui me tuleme Reekülasse, siis kirik on puu püsti täis rahvast. Võtke see eesmärgiks. Kas lepime kokku? Ma arvan, et Heino Seppel isegi unistas sellest ajast, et see tuleks. Jeesusel see on võimalik. Ma arvan, et see oli 1997, kui me saime sellise visiooni, et me rajame missiooni piiblikooli, kus me hakkame nagu valmistama missionääre Siberi rahvaste hulka. Ja me leidsime ühe sellise väikse küla, Slavjanka, mis asutseb seal Vene Kaug-idas Põhja-Korea piirist umbes 30 kilomeetrit. Kas te kujutate ette? Ja kui ma õieti mäletan, seal Slavjanka külast oli umbes 100 kilomeetrit Habarovski ja Vladivostok oli vist natukene lähemal. Ja see terve töö ja mõte sai nagu alguse selle kaudu, et Moldaavias elas üks vana õpetaja naine, Galina, ja kui tema sai pensionile, siis Jumala hakkas rääkima tema südamele, et sina pead kolima Siberisse. Kas Jumal võib kõneleda pensionääridele? On see võimalik? Huvitav mõte. Mis sa arvad? See on võimalik. Galina kolis Slavjanka külla, rajas koguduse sinna. Ja kui me seda piiblikooli hakkasime planeerima üheskoos Jaapani kirikute ja Sakhalini saare kogudustega, siis Galina, ta oli ilmselt siis juba 70 aastat vana, ta oli nagu seal sellises võttepositsioonis ja tegeles erinevate väljakutsetega, mis selle piibliga seoses oli. Seal oli siis õpetajaid Venemaalt, Ukrainast, Soomest, Rootsist, Jaapanist. Ja mäletan, kui ma esimest korda sõitsin Vene või isegi Siberi raudteega Vladivostoki, et õpetada seal piiblikoolis, siis mulle tuli nagu selline mure, et mis mina võin õpetada nendele õpilastele, mis on sinna piiblikooli tulnud erinevatest Siberi küladest, Burjatiast, Jakuutiast, Altailt, Tuvast ja nii edasi ja nii edasi. Ja see mure oli mu südamel nagu nii, et see tulevik, minu tulevik, kuidas ma saan hakkama selle tulevikuga ja nende väljakutsetega, mis Jumala mu ette on nagu joonistanud. Ja kui seal rongis öösel magasin ja planeerisin seda esimest tundi enda tulevikku, siis ma mõtlesin seda, et mis ma nendele õpilastele räägin. Ja siis mu meelde tuletas see jutt ja ajalugu, mis ma nüüd teile lõpuks räägin. Aastal 1972 Sollentuna linnas elas 2 noort Rootsi tüdrukut.
Ja Jumal oli nendele rääkinud Nõukogude Liidust ja sellest, et seal oli nii vähe piibleid ja Jumala sõna, et nad tahaksid nagu saada piibli smungeldajateks. Kas eesti keeles on sellist sõna kui smungeldaja? Kontrabandist. Ja siis nemad tegi otsuse, et me läheme ühe sellise erilise autoga, kus oli nagu sellised salased kohad ja nii edasi ja läheme nagu viima neid piibleid Rivne või Rovno linna, kus oli see keskus, kuhu need piiblid pidi nagu viima. Ja 2 aastat enne seda nende reisi Stockholmi oli rajatud piiblitõlge instituut. Borislav Arapovitš Horvaatiast oli kolinud Rootsi ja rajanud sellise piibli-instituudi, kes veelgi teeb oma tööd, tõlgib piibleid erinevate vene vähemusrahvaste keeldesse. Ja see instituut oli nagu välja andnud sellise brošüüri, kus nagu oli kirjutatud kõikidest nendest vene erinevatest vähemusrahvastest. Seal oli 120 erinevat rahvast, seal oli nagu kirjutatud, mitu inimest, elanikku on nende rahvaste hulgas ja kas nendel on piiblis sõna oma emakeeles ja nii edasi. Natukene sellist palveinfot. Ja need brošüürid pandi nagu sinna nende piiblitega kaasa ja siis nad läksid Ukrainasse smugelnama neid piibleid ja neid brošüüre. Ja seda ajalugu ja juhtumist ma tahtsin seal Siberist rääkida nendele õpilastele. Tüdrukutel läks hästi läbi tolli ja isegi nad sai kohtuda seal Ukrainas juhtivate piiskopitega, kellele nad andsid siis need brošüürid ja need piiblid. Seal oli muuhulgas tuntud Ukraina piiskop Vassili Baječko, kes muidu veel elab. Ta võttis vastu need brošüürid ja oli väga huvitatud. Ja siis piiskopid tegi sellise otsuse, et iga kuu esimene reede ja laupäeva öö me korraldame selliseid palveöid, et palvetame nende vähemusrahvaste eest, et Jumala sõna saaks neid saavutada. Ja sellest tuli selline traditsioon, et iga pool Ukrainat palvetati nende vähemusrahvaste eest. Ja kui nad oli 2,5 aastat palunud, tähendab 127 nädalat, iga rahvas oli nagu need eespalved saanud enda kohale, siis piiskop Baječko ütles, nüüd palvetamisest aitab, nüüd me peame tegema midagi konkreetset. Ja teate, aastal 75 või 76 suvel nad korraldasid sellise suure noorte missioonikonferentsi Lääne-Ukraina metsa, sellise põranda aluse salase missioonikonferentsi noortele. Ja räägitakse, et umbes 600 noort võttis osa selle nädalavahetuse konverentsist. Ja seal piiblikoolis ma siis rääkisin, et viimasel õhtul, enne kui see konverents pidi nagu lõpetama, siis seal Baječko oli teinud sellise kutse, et kas siin on inimesi, kes tahavad enda elu anda Jumalale ja missioonitöö jaoks. Kas te olete valmis kolima Siberisse ja sõitma sinna ja töötada nagu missionäärid? Meil toetust teile ei ole, aga me võtame korjanduse nii, et saate pileti sinna minemise reisi jaoks. Küll te seal leiate tööd ja saate ise oma palga ja küll te saate hakkama. Me mäletame teid enda palvetes. Ja teate, seda juttu ma räägin seal piiblikoolis õpilastele
Ja järsku mä näen, että siellä on yksi sellainen natukene vanem mies, ta hakkab nutma, tõuseb üles. Asia oli nimelt nii, että 12 meest ja perekonda oli tulnud ette eespalvele pärast seda kutset, mis Pajetsko tegi. Et me tahame sõita, me tahame minna. 12 perekonda. Ja nüüd seal piiblikoolis see mees, kes tõuseb üles, seisab, ei ütle midagi. Poole minuti pärast ta ütleb, et mina olin üks nendest 12 mehest. Nüüd ma olen siin. Ja siis ma nagu sain aru, et mina muretsesin nagu enda elu tulevikust, et kuidas ma saan hakkama nende õpilastega ja tuleviku asjadega. Aga Jumal joonistas ja tegi juba esimese sammu aastal 72 Solentuulas. Järgmise sammu 75 seal Ukraina metsas. Ja nii samm-sammulta ta juhtib minevikus meie tulevikku. Ja võib-olla, ma ei tea, kas siin nüüd on midagi prohvetlikud, aga võib-olla, et sinu elus on nüüd neid asju, mis nagu moodustab sulle sellise mäe või este, mille üle sa nagu ei saa kuidagi viisi. Aga ära unusta seda, et Jeesus Kristus on sama homme, igavesti. Ja ta on juba sinu minevikus võtnud neid esimese samme, et sa saaksid enda tuleviku asjad korda. Ja et need imesid, mida sa oled palvetanud, saaks tõeks sinu elus. See on võimalik. Küsimus on ainult sellest, et kas sina oled valmis andma oma elu tema kätte, et tema saaks selle õnnistada. Kas sina annad enda elu, et ta saaks õnnistada sind? Mis sina ohverdad, selle ta saab õnnistada. Täna ta küsib meilt, kas me oleme valmis andma tulevat nädalat, kuud ja aastat temale. Ehk palvetame üheskoos ja tuleme tema ette ja palume, et tema võtaks meie tulevikku, meie päevad, mis on ees, enda kätte ja hoiaks meid edasi. Vabandust, et ma palvetan praegu soome keeles. Kiitos Herra Jeesus, että sinä olet Pyhän Henkesi kautta täällä. Kiitos Herra, että saan pyytää, että sinä erikoisella tavalla pidät huolta Reekylän seurakunnasta, jokaisesta jäsenestä, jokaisesta ihmisestä, joka on tähän temppeliin tullut, Isä. Varjele heitä. Oi Herra, sinä näet meidän elämämme ja meidän tulevaisuutemme ja kaikki ne haasteet ja asiat, jotka ovat vuorina ja esteinä meidän elämässämme. Herra, anna meille voimaa niin, että voimme luottaa siihen, että sinä olet sama. Eilen, tänään ja iankaikkisesti. Herra, auta, että me voimme päästä voiton puolelle asioissamme. Jää siunaamaan, jää johdattamaan, jää vaikuttamaan, Herra, Pyhän Henkesi kautta niin, että sinun tahtosi voisi tapahtua meidän elämässämme. Aamen. Suur aitäh teille, että saimme tulla Reekyllä. Reega me ei tulnud, Sajaniga ei tulnud, Sajaniga ei lähe. Aga igal juhul me võtame teid kaasa, paneme siia sügavalle südamesse ja jätkame palveid
teie eest. Nii et järgmine kord, kui tuleme, kas te mäletate, mis siis toimub? Siis kirik on puu püsti täis. Aamen. Aitäh. Suur tänu, Rauline, selle sõnumi eest ja nende lugude eest, mida sa rääkisid ka sellest, mis Ukrainas on toimumas. Ja eks minu mõtted selle Ukrainaga seoses läksid kohe meie Marina peale. Siin samas hotellimajas, kus eile oli peielaud, elas suur hulk ukrainlasi seal kusagil 30-40 ringis. 4 kuud elasid seal, see oli siis märtsist alates. See oli nagu nende selline ajutine elamiskoht, nüüd nad on enamasti sealt laiali läinud. Ja sealt see seltskond, neid ukrainlasi, kes seal oli, me kutsusime neid muidugi ka oma kirikusse ja saime nendega seal sõpradeks ja mingi hetk oli meil rahvast päris palju, kui suur hulk nendest tuli nagu uudistama, et mis siin kirikus toimub. Ja meie kogudus muutus üleöö eesti- ja venekeelseks, et kuigi meie koguduse liikmetest oli ainult üks inimene, kes vene keelt oskab, aga oma teenistusi me pidasime 4 kuu jooksul siis 2-keelsena. Ja osa nendest käis lihtsalt korra ja uudistas ja vaatas, et mis meil siin on ja rohkem nad ei tulnud, aga üks naisterahvas Marina, üks ukrainlanna koos oma pisikese pojaga, nad olid peaaegu igal pühapäeval kohal. Nüüd nad on tagasi Kiievis ja Marina enne nagu ei olnud selline, ta ütles, et ma sain tast aru, et ta oli pigem nagu selline kultuurikristlane, et Ukrainas on nagu see kristlus perekonna osa või kultuuri osa, et sa niimoodi aeg-ajalt kirikus käid aga ma usun, et ta siit sellest kogudusest ta sai mingi sädem oma südamesse kaasa ja nüüd, kui ma olen temaga suhelnud Facebooki abil, et siis ta kirjutab, et ta käib iga pühapäev kirikus ja muidugi saadab oma kogudusele ka tervitusi, et ta nimetab meie kogudust oma koguduseks, et tema on ilmselt üks sellest, et kui sa rääkisid, et kirikud on rahvast täis, et siis meie Marina on osa sellest. Aitäh jagamast neid lugusid. Ja hoiame jätkuvalt ka Marinat ja tema perekonda palves, et abikaasa on tal rindel ja tema 2 lapsega siis kodus toimetamas. Laulame koos veel laulu 343, see tuleb nüüd laulikutes, neid sõnu siin seinal ei tule. Ja see laul räägib ka sellest, millest ka Rauli rääkis, et igas olukorras on Jeesus ikka seesama. Ükskõik, mis olukord meie elus ka on. Ja paneme samal ajal kokku ka korjanduse, et võib-olla Väino aitab selle korjanduskarbiga liikuma panna. Thank you.
palvetame veel õnnistust sellele korjandusele, palvetame ka meie palvepartner koguduse Kuressaare pärast. Ka Kunda kogudus on praegu metodisti kiriku kalendri järgi eestpalves. Kunda on selline pisikene kogudus, venekeelne. Oleg Tšervonõi on seal pastoriks ja Oleg on niimoodi äsja mõni aasta tagasi alustanud pastorina, nii et palvetame temale ka sellist tarkust ja indu selleks tööks. Ja palvetame meie Aafrika sõbra Asmama pärast ka, et oli siin loota ja vahepeal jutud, et äkki ta tuleb meile külla. Praegu on need jutud küll poolikuks jäänud, aga loodame, et ta ikkagi mingi hetk meile külla saab tulla. Tõuseme palveks. Jumal, täname sinu sõna eest. Täname selle eest, et sina oled seesama täna, kes sa olid ka enne ja kes sa oled ka tulevikus. Täname, et sellele toetudes me võime paluda õnnistust nii sellele kokku pandud ohvrile, õnnistust sellele, mis on ka pangakonto kaudu laekunud ja palume sinult tarkust selle kasutamiseks. Jumal, me palume, et see kogudus võiks olla valguseks selles piirkonnas ja palume sinu tarkust, et me võiks seda rolli siin täita. Isa, me toome sinu ette ka Kuressaare koguduse Rando Metsamaa, kes on seal pastoriks. Palume selle meeskonna, kes on seal teenimas, need inimesed, kes on sinu kuningriiki panustamas oma aega ja energiat. Palume, et sina juhiksid, sina õnnistaksid, sina varustaksid kõigega, mis on vaja. Jumal, me palume ka Kunda koguduse pärast, kes on küll pisike, aga tubli. Jumal, me palume sinu tarkust, palume, et ka see Kunda linn võiks saada muudetud. Isad, kui see koguduse pastor on ka rääkinud, et see on selline väga kinnine koht, kus on väga raske sinu sõna kuulutada. Jumal, me palume avatud uksi, avatud südameid ja palume, et sinu valgus saaks suureks selles linnas. Jumal, me toome sinu ette ka meie armsa Asmama sealt Etioopiast. Anna talle tarkust, anna talle ka avatud uksi hariduste jätkamiseks. Jumal, me palume õnnista ja varusta tema perekonda kõigega, mis on nendel vaja. Jumal, me palume tulevikuks juba valmista ette Asmamale üks hea töökoht, kui ta ka oma ülikooli on lõpetamas. Jumal, me palume, et leib ei lõpeks nende laualt ja sina varustaksid kõigega, mis on vaja. Jumal, me toome ka oma pastori pere sinu palge, et ole õnnistamas ja varustamas. Jumal, me palume sinu juhtimist ka nendeks tuleviku otsusteks, mis on pastori perel vaja teha. Isa, me palume, et me kogudusena võiksime olla ka toeks ja abiks pastorile tema töös ja tema tegemistes. Ja Jumal, me palume, nii nagu Rauli ka ütles, et see kirik võiks saada täis. Mitte sellepärast, et meie kogudus oleks siis uhkem teiste hulgas, vaid nende inimeste pärast, kes sind vajavad, issand. Jumal, me palume selle piirkonna pärast, Sahramaa pärast. Palume inimestele päästet. Palume, et see pääste hakkaks meie endi lähedastest, kes veel ei tunne sind. Jumal, me palume, et nad tuleksid tõe tundmisele ja võtaksid vastu sinu. Jumal, täname sind, et sina oled seesama. Eile, täna ja igavesti. Amen. Võtame vastu õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu.